Anti Poolamets, olete varasemal perioodil olnud ka ise Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige. EKRE algatas täna eelnõu, mille eesmärk on Eesti Rahvusringhääling laiali saata. Kuidas hindate olukorda? See on hädavajaduses tekkinud soov ja me oleme ju kaua aastaid juhtinud tähelepanu sellele, et tegelikult ERR ei täida oma funktsiooni nii nagu peaks. Ja me oleme palju aastaid osutanud tähelepanu sellele, et tegu on tegelikult ühe väga kalli asutusega, millele igal aastal kulub 50–60 miljonit eurot. Ja me peame küsima seda, et kas nad teevad midagi sellist, millega erakanalid hakkama ei saaks. Ehk siis erakanalid töötavad ju oma kulude ja kirjadega, müüvad reklaami oma filmide ja uudiste vahele. Ja tulemus on see, et raha jääb ju riigile, rahvale, me võime selle raha kulutada, millele siis õigeks peame, kas siis riigikaitsele, lastele, naiste varjupaikadele, igasugustele päevakajalistele teemadele. Ja kui ma ERR-i nõukogus olin, siis ma nägin, et süstemaatiliselt ei täidetud Rahvusringhäälingu seadust, kus on ju kirjas väga selgelt, millega üldse ERR tegelema peab. Ta ei ole näiteks mingi meelelahutaja, kes peab ostma sisse mingisuguseid inglise detektiivisarju ja neid ketrama aastate kaupa. Selleks on erakanalid. Et tema ülesanne on olnud näiteks siis rahvuskultuuri tutvustamine, selliste teemade katmine, mida teised kanalid nii hästi väidetavasti ei tee. Muide, seal on ka sees see, et väärtustada perekonnal baseeruvat ühiskonnamudelit. Aga kust me seda näeme? Et me näeme ainult vasakäärmuslikku aktivismi, agitaatorid lakkamatult reklaamivad sulle homoagendat, agitaatorid lakkamatult mõnitavad perekonda ja üldse inimväärikust. Tuletame meelde aastavahetuse drag-show'd, kus beebisid taoti vastu lavalaudasid. Keegi ei vastutanud, meile irvitas näkku tegelikult ER juhtkond ja ütles, et teie olete süüdi. Ei, teie olete süüdi, sest te ei säida seadust, on meie vägagi veenev argument. Ja kui Eesti Vabariigis ei täideta seadusi, siis peaks keegi sellele reageerima. Kui ERR-i nõukogus on enamus liberaale, kes irvitavad selle peale, et ERR-i seadus nõuab näiteks rahvuskultuuri tutvustamist või siis perekonnal põhineva ühiskonnamudeli siis väärtustamist, siis enam ei olegi teisi vahendeid, kui minna erastamise teed. Aga ma rõhutan ka seda, et ega need paremad palad ERR-ist ei lähe ju kaduma. Ma arvan, et kaubamärkidel on suur väärtus. Kui kanal erastatakse, siis erakanal säilitab paremad saated suure tõenäosusega. Ja samamoodi ostab inglise sarju sisse, kui rahvas neid tahab, aga Eesti maksumaksja ei pea maksma mitte midagi ja me saame objektiivsemaid uudiseid kui ERR-ist. Ja ausalt öeldes ka isegi erakanalid ei ole praegu vasakäärmusluse selline agressiivne platvorm, nagu seda on ERR. Aga ma ütlengi, et tegelikult meil on sõnavabadus, et ei ole keelatud olla ka vasakäärmuslane, aga pagana pihta, ärge tehke seda Eesti maksumaksja raha eest. Ja seda ei tehta seadust rikkudes. Ja sellepärast on aeg ERR tõesti erastada. Vaatame mujale maailma ka. Üle Soome Rahvusringhääling on manipuleeritud globalistlik kanal, millele upub meeletult Soome maksumaksja raha. Avalikkus on äärmiselt rahulolematu ületegevusega. Pealegi nad maksavad veel mingit TV litsentsitasu iga kodanik. Mille eest? Kas selle eest, et su ajusid pestakse tasakaalustamatu rahvusringhäälinguga? Ei, seda meil vaja ei ole. Ja tegelikult, kuigi meil litsentsitasu ei ole, siis maksumaksja taskust tuleb see 50–60 miljonit igal juhul, nii et inimesed küsige, kas mina sain ERR-ist selle 50–60 miljoni eest seda, mida seaduse järgi peaks saama. Ma toon ainult ühe näite, et kui mina olin ERR-i nõukogus, siis heast peast hakkasid nad näitama putinistlikke sõjafilme. Ja järjest
ja süüdimatult. Vene naisöölenduritest oli sari, mitte üks eksimus, vaid iga nädal võis näha Vene naisöölenduritest lugusid patriootlikest putinlastest. Siis hakkas jooksma uus sari, kus oli KGB polkovniku või kindrali poeg Afganistanis kangelaseks tehtud ja kuidas ta siis korraldas genotsiidi afgaanide vastu. Ja sellised sarjad jooksid ja sõbrad, mitte keegi ei vastutanud. Lõpuks muidugi võeti need sarjad maha ja öeldi, et ei tea, kuidas juhtus. Ja minule lausa isegi mõned ähvardavalt helistasid, et miks te julgete sellist asja öelda. Me oleme ju suured patrioodid. Mina ütlesin, et te peaksite olema vallandatud päeva pealt, kui te sellised asjad eetrisse lased, et kas te ei tea siis, mida teie televisioon näitab. Sellist katastroofilist ebapädevust on ERR-is nähtud küll ja küll. Lisaks ERR-i juhtkond on äärmiselt innukalt panustunud sellele, et kõik peavad justkui nende raha moolokit teenendama. Riigilt nõutakse raha, aga vastu nad kvaliteeti ei paku. Nende arvates ERR-i nõukogu ainuke ülesanne on olla neile ustav, lojaalne ja raha välja peksta maksumaksjalt. Aga mida nad vastu annavad? Kallutatud, kohati vasakäärmuslikku, täiesti kõlbmatut jama. Ja veel kord rõhutan, nad ei täida seadust, sest ERR ei ole tavaline kanal ja me ütleme, et oi, et meie sõnavabadust piiratakse. Seal ei ole nii, et te teete, mida te tahate. Teil on seadus, teil on täpselt read kirjas ja selle raha eest peate tegema mõtestatud, sihikindlat kanalit, mis vastab seaduse nõuetele. Seda ei tehta ja sellepärast eelnõu ongi esitatud. Kuidas näete Eesti meediamaastikku 5 aasta pärast, juhul kui teie eelnõu nüüd läbi läheb? Nagu ma ütlesin, et paremad kaubamärgid võiksid minna erakanalitesse või ka ETV ise võiks kujuneda erakanaliks, kus siis pärast korrastamist, ma arvan, erakanalite eripära on see, et nad oskavad kordades odavamalt hakkama saada kui ERR, mille rahajanu ei lõppe mitte ealeski. Ja samal ajal säilitataks ka selline kriisikanal, et näiteks Vikerraadio põhjal see siis säiliks riigi omandis meie plaani järgi, et oleks nagu valitsuse kriisikommunikatsiooni kanal. Aga minu meelest iseenesest võib kriisikommunikatsiooni ülesandeid seaduse järgi panna ka erakanalitele. Kõik on tehtav. Ehk siis sellise hiiglasliku summa säästmine 60 miljonit aastas on vägagi ambitsioonikas, sest kui me hakkame nüüd järjest minema riigis, et kuhu need rahad uppuvad, siis naljalt ei tõmmata midagi tagasi, kogu aeg see avalik sektor paisub. Meie oleksime võimelised ka avalikku sektorit kokku tõmbama ja erakanalid ju teavad, et ERR teeb tihtipeale kõlvatud konkurentsi. Nad reklaami ei näita, aga tihtipeale tegelevad ju turu solkimisega. Ja sellepärast võib-olla isegi siis meediaturg korrastuks. Mina olen täiesti veendunud, et konservatiivne meedia kasvab, sest selle järgi on karjuv vajadus. Näiteks ju Ekspress Grupp on kohati vasakäärmuslik, vaatame Delfit, vaatame EPL-i, peavad kultuurisõda Eesti rahva vastu ja ma tean, et minu artikleid on sealt süstemaatiliselt tagasi lükatud. Ma tean, milliseid artikleid. Just kultuuri teemad, kultuurisõja teemad, globalistlik agenda, isegi Maaleht ei avalda konservatiivseid artikleid, näiteks tuuliku teemadel. Nii et me peamegi normaalsuse juurde tagasi jõudma, et 2/3 Eesti meediast oleks normaalne ilma mingi revolutsioonilise hulluseta, sest probleem on just nimelt sellises marksistlikus revolutsioonilises kallutatuses Eesti meedias. Nad võiksid olla normaalsed, kui nad ei ajaks seda hullu agendat, näiteks sooagendat, et milline normaalne inimene, ma ütleks, et isegi enamus liberaale ei ole võimelised uskuma, et on 150 sugu olemas. Ja kui sellist jama aetakse, siis minu meelest seda lehte ei peaks mitte keegi ostma enam, ta lihtsalt suretatakse välja sellega, et keegi ei osta jama enam. Kõik. Nii et Eesti rahvas, ma arvan, et leiab endas selgroo üles. Ma näen, et konservatiivne vasturevolutsioon on läänemaailmas alanud. Seda on näha USA-s, seda on näha mujal ja
nimetame siis normaliseerumiseks, sest just meedia kaudu on manipuleeritud Eesti avalikkust aastakümneid selleks, et kallutada poliitilist meelsust vähemuse huvides ja tekitada vähemusest näiline enamus. Aga muidugi elu läheb ka sotsiaalmeediasse üha rohkem ja rohkem, kuigi ta on juba täna seal suurel määral, et veebikanalid üha kasvavad ja ma ütlen, et konservatiivsetel portaalidel on suur tulevik. Vaadates kas või seda, kui palju jagatakse uute uudiste uudiseid, siis ma näen, et inimestel on janu selle järele. Nii et edu uutele uudistele.